Nii, tere õhtust kõigile! Täna on siis meie teine selline eesmärgi seadmisõhtu online'is. Jällegi teises formaadis, kus me siis seekord intervjueerime ühte ettevõtjat ja küsime mõndasi küsimusi temalt, tema teekonna kohta. Ja me plaanime neid teha siis iganädalaselt. Kaasas on meil ikka XS, et meil oleks energiat, jõuaksime siin juua, tähendab jõuaksime kuulata, selle ajal saame selle pärast juua. Ja umbkaudne kestnud on siis 30-40 minutit. Aga meie tänane esineja on Kai Auger, kes on siis juba väga noorelt olnud ettevõtlusega kokku puutunud. Ta ise räägib juba sellest natuke lähemalt, aga lisaks sellele, et ta on ettevõtja e-kaubandusvaldkonnas, töötab ta customer onboarding siis managerina siukses Eesti IT startup ettevõttes nagu Scoro. Ja tal on ka tegelikult palju muid huvitavaid tegevusi alates iluvaldkonnast, inimeste koolitamisest, lõpetades siis sustainability podcastidega, kus räägitakse, kuidas käituda rohkem niimoodi, et ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike ja Kai oskab täpsemalt rääkida, mis on. Aga Kai, kuuled sa mind ilusti? Jaa, tere! Nii, mega äge on, et sa oled täna meiega. Ja võib-olla alustuseks sa saaksidki natukene rääkida, et kuidas sa ettevõtluseni jõudsid, kuidas sa alustasid, millega sa alustasid ja mille kõigega sa siis tegeled. Ma natukene ütlesin, aga sa oskad, ma arvan, millegi pärast täpsemalt rääkida, millega sa tegeled kui mina. Jaa, tere! Ma võiksin öelda, et mul ei olnud mitte mingisugust plaani ettevõtlusega alustada, kui ma olin noorem. Ma alustasin, kui ma olin 16. Põhimõtteliselt ütleme, et päris reaalse otsuse võtsin vastu, kui olin 17, siis ka tegin esimesed sammud. Aga lihtsalt oli teatud üks seminar, ja üks teatud mõttekäik, mis muutis kogu minu arusaama sellest, mida ma tulevikus üldse teha tahan. Ja enne seda ma olin viieline koolis. Minu jaoks oli ülimalt oluline, et minu hinded oleksid korras. Ja et mul oleksid viied. Ma kujutasin ette, et kui ma käin 12 aastat väga eeskujulikult, teen kõik koolitööd ära, kõik eksamid väga korralikult ära, et siis ma lähen kindlasti ülikooli, et ma teen baka ära, ma teen magistri ära ja et ma kindlasti teen doktorikraadi ära. Ma kujutasin ette, et minust saaks diplomaat, et ma olen tähtis inimene ja saan reisida ja saan inimestega suhelda ja avastada maailma. Ja ma kujutasin ette tõesti, et akadeemiline maailm on see, kuhu ma tahaksin nagu jõuda. Aga siis ma puutusin kokku just Network 21 koolitussüsteemiga ja ma nägin seal, et tegelikult hoopis teistmoodi on võimalik elada ja ma ei olnud veel ka päris kohe alguses kindel, et nagu see ettevõtluspool on see, millega ma tahaksin tegeleda. Ma ikkagi mõtlesin, et mingi eriala ja midagi sellist võiks olla see, mis mulle sobib. Aga ütleme, et mind köitis eelkõige see, et isiklikult areneda, õppida rääkima, õppida suhtlema ja õppida iseennast väljendama. See oli nagu põhiasi, mida ma tundsin, et mul ei ole nagu piisavalt hästi, mida ma ei oska teha. Ja kui ma nägin tegelikult, et ettevõtjaks olemine, et see ei ole ainult nii-öelda nagu raamatupidamine ja hull müügitöö, et ettevõtlus võib teha hoopis teistmoodi. Sul peavad olema võib-olla teistsugused oskused ja teistsugused arusaamad, et sealt tuli minul see enesekindlus teha nii-öelda nagu ettevõtlusega alustada, sest et ka võib-olla mul oli vale arusaam, mis see ettevõtlus on ja mis see ettevõtjaks saamine tähendab. Et jah. Väga äge. Tegelikult ka, sest nagu just selle, kui sa praegu ütlesid, et see kogu protsess muutis sind, siis mul olekski üks küsimus, et kui sa tooksid meile ühe näite näiteks, et mis oli nagu enne ja mis on nüüd, et millest sa oled näiteks totaalselt muutunud. Ja teistele mõtlen ka vahepeal, et siin julgelt võib chati kirjutada küsimusi, kui tuleb veel küsimusi, et siis kuulete nendel teemadel vastuseid, mis teid huvitab. Ma muidu küsin enda huvitavaid küsimusi. Võib-olla sa täpsustad seda küsimust, et mis valdkonnas, mida ma enne tegin ja mida ma pärast teen teistmoodi. Väga palju asju teistmoodi.
Ja kuidas sa oled nagu muutunud mingis valdkonnas, et näiteks kui sa, ütleme praegu tõid selle näite, et enne sa tahtsid olla akadeemiline, tahtsid seal karjääri teha, onju, aga et sa hakkasid õppima nagu näiteks rääkimisoskusi, onju, et kuidas rääkida, onju. Et noh, me teame, et nagu tegelikult sa näiteks võib-olla kodus rääkisid ikka, onju, et võib-olla, et mingi oskus, mis sul on täielikult muutunud, et ma tean, et sul on neid lugusid palju, et milline inimene sa enne võib-olla olid ja kuidas sa täna oled. Et kuidas sa nagu isiksusena oled kasvanud tänu sellele, et sa sellele teekonnale läksid ja hakkasid ettevõtjaks? Ja ma arvan, et kõige rohkem on muutunud minu see mõtteviis, et ma kartsin midagi teha ja ma tahtsin ikka, ütleme klassikaliselt võib-olla see perfektsus ja ma ei tahtnud üldse kedagi teist tülitada kunagi millegiga, ma tahtsin alati kõike ise teada, ise osata. Minu jaoks tundus nii võõras kellegi käest abi paluda või küsida ja selle tõttu ma ei teinudki väga palju asju. Mul oli ka noorena väga palju huvisid, ma oleks tahtnud käia igal pool trennides ja võib-olla ringides ja kõikides sellistes kohtades, aga mul lihtsalt, kuna ma seda ei väljendanud, kuna ma ei osanud seda öelda, et ma tegelikult tahaks, mul ei olnud, ma lihtsalt ei julgenud, siis ma mõtlesin, et vanemad võib-olla peavad rohkem raha maksma selle eest, ma peaks kuskile minema, ma pean ennast kirja panema, ma pean ütlema, eks ole, et ma tahan seda teha ja äkki ma ei sobi üldse sinna trenni, äkki ma ei sobi sinna ringi üldse. Et kas mind üldse võetakse, kas ma üldse mahun sinna ringi ja kõik, ükskõik mis tegevustesse või ka sõprusringkondades või mingisugused üritused, eks ole, et kas oligi võib-olla mingil määral nagu selline alaväärsuskompleks või mingisugune selline hirm saada, et sulle öeldakse ei või et sa pead midagi muutma. Ma olen ka tegelikult võrdlemisi jäärapäine, et see teadmine, et ma peaksin midagi muutma, et ma ei tahtnud nagu seda reaalsust võrreldes siis täna sellega, et ma nagu julgen kõike proovida, kõike teha, ennast igale poole kirja panna, igasuguseid uusi trenne avastada, kui veel sai avastada, eks ole, et praegu on väga palju igasuguseid online kursuseid, et mis iganes idee mul tuleb, mis iganes mõte mul tuleb, ma julgen selle kohe teoks teha või siis ma julgen kohe inimestele helistada, küsida, isegi kas või näiteks internetis, eks ole, et kui ma seda inimest eelnevalt ei tea, aga näiteks ongi, et praegu, kuna mul on ka podcast'ide tegemine, siis nii lihtne on mul kirjutada, hei, kuule, sa räägid väga huvitavast teemast, kas sa tahaksid minu podcast'is osaleda? Eluilmas ei oleks ma seda ka võib-olla 5-6 aastat tagasi teinud, aga täna mis iganes idee, mis iganes mõte mul tuleb, et kus ma näen, et kas mina saaksin mingit väärtust pakkuda või ma võiks lihtsalt midagi huvitavat teha, siis praktiliselt on seal null vastuseisu minu peas. Ehk siis kõigil on see, et nagu go, kirjuta, helista, suhtle, tee, proovi, avalda see video, pane see kuskile ülesse. Sul on alati võimalik pärast ära kustutada või kõik asjad ei lähe alati koostööks, aga just see, et nagu neid seemneid istutada, et see on nagu see, et kui sa neid seemneid ei istuta, siis ei tule ka mitte midagi, aga kui sa paned väga palju erinevaid seemneid igale poole, siis samamoodi kõik ei lähe kasvama, aga mõnedes saab väga palju häid tulemusi. Väga hea mõte, et siis jah, ma olen sinuga täiesti nõus, et pigem visata neid seemneid rohkem maha, et siis võib-olla me paneme neid seemneid natukene lohakamalt, aga vähemalt meil on neid nii palju, et mõned lähevad ikkagi kasvama. Aga kui sa nüüd võtad selle teekonna, ütleme, et sa olid 16-aastane, kui sa põhimõtteliselt alustasid selle teekonnaga. Ja kui sa, ütleme, tänasel päeval nüüd teeksid homme hommikul, ärkaksid ülesse ja sa teed silmad lahti ja sul on oma tänane mõistus, tänane mõtlemine, aga sa oled tagasi seal oma 16-aastase seal kehas. Sa oled täpselt seal olukorras, et mis need sammud oleks, mis sa võib-olla teistmoodi teeksid, kui sa seal oleks või sa teeksid kõik täpselt samamoodi või noh, mis sa nagu mõtleksid, et mis oleks niisugune asi, mida sa täna teeksid teistmoodi? Ma võiks öelda, et mu esmane mõte on see, et teades täna just see, et kus ma täna olen, ma ei teeks mitte midagi teistmoodi. Et vahel ma mõtlen ikka, et ma oleks võinud olla juba varasemalt julgem, varasemalt suhelda ja olla nii-öelda nagu ekstravert, kasutada kõiki neid oskusi, olla enesekindlam selles, mida ma oskan, mida ma tean ja mitte kahelda nii palju. Aga samal ajal ma saan aru, et minu jaoks isiklikult see, et ma olen võtnud nagu selle koopas oleku aja, on jällegi nagu minu baasi hästi tugevalt paika pannud. Et ma arvan, et see on nagu väga vajalik teatud inimtüüpidele, teatud sellistele karakteritele, et sul on see settimisaeg ja sa tunned seda
tõmmet, milline sa tahad olla ja sa näed seda vahet, et okei, noh, ma ei oska, eks ole, mul lihtsalt ei tule sõnad suust välja ja siis ongi see, et sa selle võrra teed nagu rohkem tööd iseendaga, sa saad rohkem iseennast nii-öelda nagu paika. Ja ma võiks täna öelda, et mul on täna see core, nii-öelda mu südamik on ülimalt paigas, et väga vähesed asjad, mis suudavad minu sellist positiivsust ja lootust ja seda imedesse uskumist mõjutada, muuta. Ja ma arvan ka, et kuna ma lihtsalt iseennast hommikuti tunnen ennast nagu, kui ma üles ärkan, ma tunnen ennast ülimalt hästi. Loomulikult ei ole see ainult 100%, aga ükskõik mis teekond, ükskõik kui pikk, sel hetkel, kui sa jõuad kohale, siis ei ole üldse vahet, kas see võttis 5 aastat, 6 aastat, 10 aastat, 30 aastat, sest et sel hetkel sa oled selles hetkes. Nii et tegelikult ma arvan, et ma kaldun pigem vastama, et ma ei teeks täna mitte midagi muud moodi. Et ma ei kujutaks ette, et ma oma mentaalse seisundi ja sellega, kui hästi ma iseendaga läbi saan, et ma selles osas oleksin kuskil mujal. Et võib-olla ma oleks teinud natukene teistpidi, mingit rada pidi, aga üldjuhul kõik need valusad kohad ja need tagasilöögid ja see tunne, et sa ei ole veel täpselt selline, nagu sa tahad olla, et kõik need on tegelikult nagu viinud mind lõpuks ikkagi sinnamaani, et ma olen selle põhja nii-öelda nagu endas paika saanud. Et see ei ole väliselt mõjutatav. Mulle selle mõttega kogu aeg meenub see lugu, et kõik peab nii minema, et ma ei hakka sellesse loosse täpselt sisse minema, aga ma arvan, et see on see õige suhtumine, et kõik, mis meil juhtub, need head ja halvad asjad, et tegelikult ongi, et ma arvan, et sa täna näed selles pikas perspektiivis, miks need halvad asjad vajalikud olid. Aga kui me räägime ikkagi, me oleme siin eelnevalt, kui me päriselus saime kokku, siis selle ürituse formaat oli üldse see, et me seadsime eesmärke ja rääkisime eesmärkidest. See võib-olla natukene sinu seisukoha pealt, et kui tähtis on niisugune asi nagu eesmärk või ütleme, et kas sa võid nagu alustada lihtsalt, et et ma lähen Google'i suunas vaatama, kuhu ma jõuan või sul võiks olla mingi konkreetne eesmärk või kuidas sina oled selle nagu küsimuse enda jaoks lahendanud, et mis on eesmärk sinu jaoks? Ja kuidas see sind inspireerib, motiveerib või kuidas sa seda rakendad? Ja no minu jaoks see eesmärk on alati pigem olnud nagu see, mis nõuab distsipliini, mis nõuab mingit kindlat rutiini, tähtaega, mingeid konkreetseid selliseid strateegilisi tegevusi. Ja mul on alati meeldinud rohkem see, et me räägime unistustest, visioonist, sellest nagu, kuidas asjad võiksid olla. Ja tihtipeale, et need asjad võib-olla sa ei tea 100%, kuidas need nagu sinu ellu jõuavad või kuidas need tulevad. Et eesmärk on nagu see, et sa tead täpselt nii, ma teen seda ja siis peaks tulema see tulemus. Aga kui vahepeal midagi nagu juhtub, et siis tihti võib-olla sa oled selles eesmärgist nagu nii kõvasti kinni. Et see on lihtsalt minu isiklik. Ma tean, et tegelikult ma olen seadnud eesmärke, ma olen täitnud neid konkreetseid eesmärke, aga täna ma olen hästi palju võib-olla neid kuidagi nagu kombineerinud ja ma olen väga visuaalne, nii et ütleme, et mul on nagu kõik asjad, mida ma olen elus tahtnud varasemalt, autod, elustiilid, kõik kontserdid, kuhu ma olen tahtnud minna. Et kui ei olnud veel internetti nii palju, ütleme, et ei olnud Pinteresti ja ei olnud Instagrami, siis see, et sa lõikad ja otsid ajakirjadest kuskil mingisuguseid pilte, lõigud, otsid just neid õigeid asju, eks ole, otsid seda mingisugust õiget diivanit või otsid mingit õiget riietuseset või mingisugust kas või toitumise osas, eks ole. Et ma olen kindlasti suurema osa kõik sellest, mida ma olen elus nagu saavutanud või mis on minu ellu tulnud. Ma olen nii palju saanud just tänu sellele, et ma näen mingisugust pilti, ma olen selle pildi üles pannud, kirjutanud, ma olen saanud selle kogemuse. Siin Kasper jagab ka seda, eks ole, et mis on väga detailselt selline suur paks raamat, kuidas oma elu kirja panna 20-ndates, 30-ndates, kõik väga detailselt. Et ma olen teinud, selles mõttes alustanud ja kirja pannud väga palju neid asju ja näinud, kuidas see minu jaoks töötab. Aga mingil hetkel vahel see seab ka hästi suured piirid või hästi suured ootused ja siis, kui sa ei saa neid asju või elu muutub, et sul ei olegi reaalselt võimalik enam selliseid, kas näiteks reisidega, eks ole, kui sa eelmiseks aastaks seadsid endale, ma seadsin reisid, eks ole, aga et kui tulebki selline lockdown olukord, et sa ei saa sinna reisile minna, et siis on see, et sul tekiks seda sellist lüüa saamise efekti, siis täna ma eelkõige võib-olla keskendun sellele, et mis emotsioone, mis tundeid ma tahan saada ja mis on nagu tõesti, et see selline nagu see, kes ma ise nagu olla tahan ja siis ma olen märganud, et kõik need õiged asjad tulevad ja tulevad eriti kiiresti. Et kas või näiteks mu viimane töökoht, et
et lihtsalt see tunne, et sa käid või et sa teed, et sa tead, sa kujutad ette, sa vaatad neid pilte, et kuidas inimesed kuskil IT-ettevõttes töötavad või et seal on avarkontor, seal on loomad, seal on taimed. Ma ei tea täpselt, mis ametit ma teen, eks ole, aga ma ise tean, kujutan ette, kuidas ma lähen hommikul tööle, teen kohvi endale, võtan aega, istun arvuti taha, ma suhtlen klientidega, et ma tekitasin kogu aeg endale selle tunde ja läks tegelikult ainult 3 kuud mööda, kuni ma sain selle töökoha nii-öelda nagu just sellise tundega, kuidas ma hommikul tööle lähen, et see on see, mida ma enda jaoks nagu tekitasin, et ma ei ole enam nii kinni nendes väikestes detailides konkreetselt, mida ma tahan. Aga pigem rohkem selles suuremas visioonis ja tundes nii-öelda, et mis puudutab, ütleme, et elualaseid asju ja väikestes asjades küll, et kui ma tahan mingeid konkreetseid kuldseid kõrsi näiteks, et siis on see, et ma tahan konkreetselt täpselt kuldseid kõrsi, ma mingil hetkel saan selle, et need on nagu ütleme, et sellised materiaalsed, väikesed, pisikesed asjad. Nendega mul toimub ülimalt hästi. Väga tihti või nagu ma saan nii kiiresti neid asju, mida ma tahan, kui need on niisugused väiksed füüsilised asjad. Aga et rohkem rõhku läheb siis sellele, et kui on suuremad asjad, sest ma olen ka saanud ja eesmärke pannud sellistes valdkondades, kus ma olen keskendunud võib-olla rahale, välistele asjadele. Lõpuks need saanud ja olnud sisemiselt nii õnnetu, nagu nii kehvasti tundnud ennast. Väljapoolt on nagu kõik mega hästi, et kõik väljapoolt on täpselt selline, nagu ma tahtsin, aga ma ei kirjeldan seda, kuidas ma sealjuures ennast tunda tahan. Ja vot ongi, need samad kogemused on pannud nagu mind rohkem keskenduma sellele, et isegi kui ma ei saa täpselt seda, ütleme, et kui ma ei saa täpselt, ütleme, et ongi Kanadasse reisida, aga miks ma tahtsin sinna Kanadasse reisida, panen kirja kõik need ideed, need tunded, need asjad, eks ole. Ja samal ajal ma sain Eestis kogeda neid samu tundeid. Ma küll ei näinud seda visuaalselt nii-öelda nagu kõike seda, neid mägesid ja neid lõhnasid, seda pidi. Aga ma sain nii palju sellel suvel Eestis ringi reisida, uusi kogemusi, uusi toite, täiesti uusi kohti avastada. Ja siis ma mõtlesin, aga tegelikult see on täpselt see, mida, et see on nagu see tunne, mida ma tahtsin, kogeda uusi kohti, tundeid, näha uusi asju, kohtuda uute inimestega, maista uusi asju. Ja ma tegelikult sain täpselt selle, mida ma tahtsin ja ma olen väga rahul. Et see on võib-olla jah, hästi palju nagu kontseptsioonist erinev, kuidas ma täna võib-olla eesmärke sean, kuidas ma unistan ja kuidas ma endale mingisuguseid visioone loon. Okei, see on väga hea mõte. Ma panin endale selle kirja ka, et ühesõnaga, kas ma sain õigesti aru, et selle eesmärgi sa mõtled siis lahti just see, et kuidas sa sel hetkel pead end ise tundma, sest siis sa kindlasti ei saa pettuda, sest nagu ütleme, muidu sa näiteks tahad, jah, nagu sa tõid selle näite, et sul on halvasti, et ma tahan näiteks minna Ameerikasse reisile, aga see Ameerika reis läheb kõik halvasti. Et seda ma tunnet, ma ei tegelikult ei tahtnud, aga kui ma kirjeldan seda tunnet, mis mul seal Ameerika reisil tekib, siis tegelikult see tunne võib kuskilt mujalt ka tekkida, on ju. Okei. See on tõesti väga, väga hea just, et see on, et mulle meeldib see lause, et oma eesmärkidega tuleb olla ettevaatlik, unistustega tuleb olla ettevaatlik. Ükskõik kumba sõna me kasutame, aga kui me kirjeldame oma unistuste eesmärkidega ainult oma tundeid, siis sellega annab nagu halvasti nagu mööda panna, et see on tõesti väga hea mõte. Aga sa korraks mainisid oma praegust töökohta. Me pikemalt natuke sellele ei peatunud enne, et võib-olla sa räägid paari lausega, et mis tööd sa siis praegu teed ja kuidas sa üldse jõuad. Ma mõtlen, et sa saad küll kohe ka nendest, jõuame nendeni ka lähemalt rääkida, aga lihtsalt kui ma praegu juba kiirelt vaatan, et sa tegeled omaenda ettevõttega, mis tegutseb mitmes riigis. Sa töötad, nagu ma aru saan, täiskohaga siis Scoros. Sa teed siis seda podcast'i teed, pluss sul on veel näohooldusgrupid, et kuidas seda kõike jõuad. Et võib-olla see on ka küsimus, et sa saad natuke rääkida kõigest, millega sa tegeled ja siis rääkida oma saladus meile, et mis on selle saladus, et sa jõuad kõike teha. No kui ma palgatööl ei käinud, siis mul tegelikult, eks ole, unest üle jääb 8 tunnist, ehk siis see on 16 tundi, eks ole. Just. Ja ma selles mõttes, ma väga tihedalt kasutasin selle 16 tundi nagu väga ära, et ja sinna mahtus teinekord ka teleka vaatamine ja niisama logelemine ja elu nautimine. Aga ma arvan, et ma olen seda hästi õppinud iseennast tundma, et sel hetkel, kui ongi, et ütleme, et mis annab selle ettevõtjaks olemine, annab selle eelise, et kui ma tahan, kui mul on ideed, kui mul on energiat, siis ma võin teha 24/7 tööd,
ja siis magada 24 tundi, eks ole, et keegi ei ütle mulle, et nii, nüüd sa sellest kellast selle kellani teed tööd, nüüd sa pead olema motiveeritud, nüüd sa pead olema, aju peab olema aktiveeritud. Ja vot see on ilmselt ongi see, et kuna mina ka, et mul käivad nagu sellised, inglise keeles on sõna nagu see burst. Ehk siis mul tulevad teatud hetkel tulevad need sellised energiasööstud, kus mul tõesti ongi lihtsalt see, et mul aju genereerib nii palju ideid. Mul on hommikust õhtuni nagu aega, huvi, energiat teha igasuguseid asju väga palju erinevates projektides. Et see oli nagu sinnamaani, kus ma olin võib-olla väga kaootiline. Ja võib-olla vahel on ka mingid asjad jäävad nagu tagaplaanile ja mingid asjad jäävad ka tegemata. Aga seal ma usun ka, et on täiesti niimoodi, et kõik need asjad, mis sul on prioriteedid, need sa teed nii ehk naa ära, mis ei ole prioriteetne, neid sa ei tee ära. Aga tulles tagasi korraks mu töökoha juurde, et siis Scoro, see on ütleme, töö haldamise tarkvara, mis õpetabki siis seda, et kuidas kõige efektiivsemalt oma aega eelkõige tööd tehes ära kasutada. Ja mina olen siis customer onboarding ekspert, ehk siis ma aitangi uutel ettevõtetel seda tarkvara oma ettevõttes rakendada, kasutusele panna. Annan väikseid nippetrikke, kuidas nad saaksid oma praegust töövoogu ümber hinnata. Ja ma arvan, et üheski teises töökohas võib-olla ma poleks jõudnud jaksanud nagu teha kõike muud ka. Aga ma arvan, et esimesed nädal aega, kus ma õppisin selle holistilise aja haldamise kohta ehk siis holistic time management, siis mulle sai selgeks, et ma ei pea minnes palgatööle, ma ei pea loobuma kõikidest oma hobidest, projektidest, vaid et ma pean lihtsalt oskama oma aega õigesti hallata. Ja isegi mitte aega juhtima, sest seda aega ei ole võimalik juhtida, sul on ainult 24 tundi, aga et kuidas sa siis seda aega nagu haldad. Ja see pani mulle paika selle, et ma ka väljapool tööd, et mu töö on väga struktureeritud, täpselt nii-öelda nagu paigas, et me jälgime väga täpselt seda, et kuhu meie aeg läheb, mis tööd me teeme pärast analüüsi. Ja see andis mulle inspiratsiooni seda teha ka oma igapäevaelus. Ja täna ma kasutan Scorot ka oma igapäevaelus. Ehk siis mul läheb sinna kirja, palju ma magan, palju mul läheb aega söömise peale, spordi peale näiteks, kosmeetika näohoolduste peale, kui palju ma vaatan telekat, selles mõttes nagu Netflixi, ma tavatelekat ei vaata. Kui ma kuulan mingeid podcast'e pikemaid, siis ma panen selle aja sinna kirja kõik seminarid, isegi siis, kui ma päeval magan näiteks mingi aeg, võtan tund-poolteist pärast tööpäeva ja lihtsalt taastan ennast, eks ole, ma panen selle kirja ja see aitab mul nii-öelda siis nagu teha sellise väikse kokkuvõtte ja mind see nii-öelda nagu iseennast inspireerib, et ma lihtsalt jälgin seda, mida ma teen. Ja see 15-20 minutit päevas, kui sa planeerid oma päeva, kui sa mõtled läbi mingisuguseid asju, et see annabki sulle tegelikult selle lisa 2 tundi päevas. Aga võib-olla millest ma pean alustama on see, et mul kõik need tegevused, mida ma täna teen, need mulle meeldivad, et need mulle väga meeldivad, et need omakorda annavad mulle energiat ja jällegi see ettevõtja aspekt, et kui ma mingist hetkest ära väsin või mingi asi pakub mulle selles hetkes nagu kirge, energiat, siis ma võin selle pooleli jätta, mõneks ajaks pausile jätta. Ma ei katkesta seda, aga näiteks kas või selle podcast'iga, et meil ka vahel jääb paar kuud vahele, kui ma sellega üldse ei tegele, sest et see sõbranna, kellega me koos teeme seda, tal samamoodi hästi tihe ajagraafik. Või teinekord ka näohooldustega, eks ole, et ma ei tee siis kogu aeg aktiivselt online'is neid asju või et ma teen veel igasuguseid muid asju, eks ole, et siis ma lihtsalt ei tee kogu aeg 24/7, mul ei ole kogu aeg sama graafik, aga ma ise kuidagi nagu paigutan ära ja see on just see eelis ilmselt, et kui sa oled nagu ettevõtja lisaks sellele, et siis keegi ei ütle sulle millal ja kui palju sa midagi tegema pead. Okei, väga hea. Ma vahepeal teen ka siis reklaami siin, et ma olen ise ka Scorot kasutanud tänu just Kai soovitusele ja ma olen ka väga rahul sellega, et ma küll nii süstemaatiliselt seda ei kasuta, aga kui keegi meil pärast seda laivi vaatab ka, siis Kai, sinule võib kindlasti kirjutada, kui Scoro osas on küsimusi. Kui on vaja mingit aja planeerimist, töö planeerimist, tarkvara vaja, siis soovitame. Aga sa paari sõnaga mainisid praegu podcast'e, rääkisid oma näohooldusteemadest. Et võib-olla sa saad jagada meile natuke, mis sa teed, võib-olla näidata meile mingeid oma kanaleid, et kui meie vaatajad, kuulajad tahavad pärast sind jälgida, et siis
siis nad saaksid näha ka rohkem infot ja natuke siis juurde rääkida, et mis sa ikkagi teed või nagu mina ausalt öeldes, ma ei tea ühtegi inimest peale sinu, kes teeks laivis näohooldus inimestele, et mis asi see on? Ja, kohe, ma saan kohe ekraani jagada ja siis kohe vaatame. Nii, oota, üks hetk. Nii. Nii, ma usun, et nüüd näete, eks ole. Ja, näeme ja näeme ekraani. Et Signature Momentum on see Instagrami leht, kus ma siis praegult märtsikuus tulin avalikult välja selle 21 päevase näohooldusprogrammiga, et varasemalt me oleme teinud seda Zoomis ja WhatsAppi gruppides. Aga see tähendas siis seda, et me igal tööpäeva hommikul tegime hommikuti koos näohooldust pluss näojoogat, pluss ma siis igal hommikul jagasin natuke nippe sellest, kuidas oma nägu just praegusel hetkel hooldada. Vaatasin hommikuti, nii täna miinuskraadid, nii andsin soovitusi, kuidas oma nägu hooldada, nii täna juba plusskraadid, päike väljas, eks ole, vaadake kindlasti, et te panete SPF kreemi peale ja vastavalt niimoodi, eks ole, me tegelikult kuu edasi liigume. Et ma jagan oma soovitusi, jagan oma kogemusi, inimesed saavad mulle kirjutada ja siis ka ütleme, et muidu jagan neid nippe, et mida süüa, kuidas ütleme, et ongi, et kuidas toitumine mõjutab, kuidas magamine mõjutab, kuidas materjalid mõjutavad, kuidas siis vee joomine, kõik sellised asjad. Et siin on ka märksõnaks holistiline lähenemine ehk siis näohooldus ei ole ainult see kreem, mida sa endale näole paned, vaid et see on kõik aspektid, eluaspektid, mida sa teed. Ka liikumine käib sinna juurde. Nii et minu eesmärk tegelikult, ütleme, et ka see Signature Momentum on, see Signature tähendabki seda, et iga inimene ja nii mehed kui naised leiaksid selle viisi, kuidas oma personaalset ilu, sisemist ilu välja näidata ja kuidas leida need personaalsed lahendused, mis siis inimestele kõige paremini sobivad. Ja see on ka üks selline kui vahva tegevus, et ma olen sellega ka juba 15 aastat tegelenud, aga iseenesest huvi on juba siis sellest ajast, kui ma väga väike olin, et ka mu ema tegeles kosmeetikaga ja ma arvan, et ma võisin olla juba 4-5, kui ma esimesi huulepulkasid kasutasin ja ripsmeid tahtsin värvida. Et selles mõttes see valdkond on ka, mis mind väga puudutab ja eriti just see, kui ma saan inimesi reaalselt aidata, et nad ei pea sööma keemiat sisse või et nad ei pea tegema mingeid väga kalleid ravikuure läbi, vaid et sul on võimalik väga orgaanilist ja naturaalsete viisidega oma nahka taastada, hoida, kaitsta ja panna see särama. Aga kuidas sellega nüüd on, ütleme, et nagu ma aru sain, esiteks sa siis jällegi vaatajatele ka, et samamoodi meesterahvad, mina tegelen ka tegelikult, ma küll ei ole professionaali nagu Kai, aga samamoodi teen endale näohooldust. Aga võib-olla see küsimus, et kui ma nüüd olen huvitatud rohkemast nii-öelda, nagu ma aru saan, sa teed seda kõigile, et kui ma olen nüüd nii-öelda huvitatud rohkemast näohooldusest, aga ma näiteks olengi täielik null või midagi tean, et kas siis lihtsalt kirjutada sinna Instagrami sulle või kuidas suga sel teemal ühendust võtta, või mis need nagu praegu see challenge on nüüd läbi, et 21 päeva? Ja, et kõik need hommikused harjutused, need on kõik tegelikult seal meie Insta TV-s üleval, et need võib järgi vaadata ja võib üks viis on siis see, et sa lihtsalt hakkad lihtsalt jälgijaks ja võtad järjest seda informatsiooni, mida ma jagan, aga võid ka personaalselt kirjutada, kuna ma teen ka väga palju personaalseid nõustamisi nii Zoomis, siis nagu online'is, jagan soovitusi, nii tootesoovitusi, toitumissoovitusi, kõike seda, kui ka siis koha peal nii-öelda, et inimesed saavad tulla minu juurde näohooldusesse, kus me siis personaalselt vaatame, et räägime läbi, et mis probleemid on või et mis eesmärke tahetakse saavutada. Et mõlemad viisi on võimalik, et kõigepealt võib-olla, et sellist usaldust saada, siis on hea lihtsalt natukene aega jälgida, tulla kuulama, vaatama ja kui on usaldust tekkinud, siis võib ka kindlasti personaalselt ühendust võtta. Okei, väga hea. Aga siis me võime, kuna meil aeg jookseb vaikselt peale, siis me võime liikuda järgmise teema juurde, mis on siis su podcast'id. Et sellest, nagu ma aru sain, sa rääkisid natuke enne, et sa vahepeal kutsud erinevaid esinejaid sinna, et mis see täpselt kujutab, mis see missioon on või kuidas sa üldse jõudsid selleni. Ja nagu ma aru sain, seda sa ei tee üksinda, et seda sa teed koos sõbrannaga.
ja et see on tegelikult samamoodi, et ma olen ilmselt terve elu jälginud seda, et ma alustades kasvõi selles, et ma ei viska prahti maha ja ma olen kogu aeg mõelnud nagu sellele tagajärjele, et kui ma midagi kasutan, et no ütleme, et ongi vähem pakendamist, ökoloogilisemad, puhtad, et minust ei jääks mingisugust meeletut prahti maha, et ja järjest enam, eks ole, kui informatsioon on kättesaadavam, siis ka jälgid seda, et mis tooted sa kasutad, kuhu sa oma raha panustad, milliseid ettevõtteid sa toetad, milline on nende ettevõtete jalajälg, mida sa kasutad. Noh, näiteks ütleme ka pudelivett, eks ole, ma ei ole juba 15 aastat ostnud, ma ostsin pigem filtri, täidan ise oma vett, olen tassinud igale poole kogu aeg oma pudelitega vett kaasa. Et kõik sellised asjad. Aga kui me lihtsalt mõned aastad tagasi koos oma sõbrannaga me olime Inglismaal ja hakkasime rääkima nendest asjadest, et mida kumbki siis kodus teeb, eks ole, mida me oleme välja vahetanud, mida me oleme leidnud, siis me leidsime, et nagu nii geniaalsed ideed, nii geniaalsed asjad, et me tahaks nagu ka teiste inimestega jagada seda, et kuidas selliste väikeste sammudega muuta igapäevaseid asju. Ja meie see kontseptsioon on samamoodi, et kõik ei pea olema 100% siis öko ja et pigem on see, et kui meil on 1% inimesi, kes parandavad ennast, ütleme, et miljon inimest, kes 1% parandavad ennast, siis see avaldab kõikidele mõju. Ja minul isiklikult, kuna mulle meeldivad ilusad asjad, mulle meeldivad värvilised asjad, mulle meeldivad ütleme sellised esteetilised ilusad asjad, siis mina enda jaoks ei ole leidnud kunagi nagu seda lahendust või nagu pidanud seda lahenduseks, et ma loobun täielikult meigist, ma loobun täielikult värvilistest riietest, et ma lähen nagu täiesti siukseks halliks ja pesen, ongi, et äädika ja mingisuguse, ütleme selliste asjadega, et ma peaks nagu rohkem mökerdama kuskil kodus ja et mul on, ütleme, et sedapidi nagu sihuke hall elu, mis mulle nagu tundus, et väga paljudel on. Ja minu sõbranna Kaisa, ta oli samamoodi, et tahaks nagu elada normaalset elu, lubada endale igast asju, aga sealjuures, et me võiks olla ikkagi nagu jätkusuutlikud, et need asjad võiksid olla kestlikud. Ja niisiis me alustasimegi selle podcast'iga, et jagada selliseid väikseid igapäevaseid ideid ja koondada kokku ka teisi inimesi, kes siis mingis valdkonnas on kas eksperdid või lihtsalt on saanud samamoodi mingi hea kogemuse. Ja siis me samm-sammult praegu otsimegi neid inimesi, kes meie visiooniga haakuvad, teeme nendega intervjuusid ja püüame seda maailmavaadet jagada. Mulle hästi meeldib see idee, sest ma olen tegelikult ise ka nagu alati nagu ikkagi ütleme kasvõi Eesti näitel, et mulle meeldib, et Eesti üks riigi väärtustest või ütleme, see on meie see suur asi, millega kõik eputavad, on meil oma metsad, et see kõik nagu säiliks. Aga ma näen nagu, mis minu jaoks on tavaliselt probleem selle siis maailma päästmisega ongi see, et jah, et me võime rääkida sellest, et jääkarud surevad ja nafta peaks välja vahetama näiteks. Aga kui me räägime nendest võib-olla, ütleme nii, et enamus, ütleme see tänane siis nagu looduse tervisega tegelemine on suunatud sellele, et me peame nagu ongi hästi suuri muutusi tegema ja nagu kõik totaalselt välja muutma või siis me lihtsalt räägime probleemist, aga me lahendusi välja ei paku. Aga et keegi on võtnud selle fookus, et räägime nendest väikestest sammudest, et loomulikult me peame suuri samme tegema, aga parem väike samm kui mitte üldse. Et ma olen kindlasti, et see on, ütleme, see on täpselt siuke asi, mida ma ise annan siin lubaduse laivis, et ma kuulan ka podcast'e. Ma pole neid kuulanud ausalt, et ma olen näinud, kui sa oled jaganud mõnda, ma olen natuke kuulanud, aga ma ei ole täiesti süvitsi läinud, et aga nüüd ma sain kindluse, et ma julgen kuulata. Aga sellega ütleme, siin on ka siis see leht, kus saab neid üles leida, et see sustain. Ja, et siin on nii artikleid kui ka siis neid podcast ja siin on see taustainformatsioon, et siin ongi siis, me püüame nii-öelda nagu ja kutsume ka inimesi kaasa tegelikult ja kellel iganes on mingid teemad, mida ta soovib nagu ka meiega jagada. Et meil ei pea olema ainult mingid teadlased ja eksperdid, kellega me senimaani oleme teinud, vaid ka täiesti tavalised inimesed, kes on võib-olla teinud mingeid muudatusi või tahavad tõstatada mingisuguseid probleeme. Et me ka praegu siin taustal oleme genereerinud igasuguseid ideid, et kuidas seda veelgi nagu ka atraktiivsemaks teha ja kuidas rohkem inimesi kuulama saada, kuidas ka inimesi rohkem panna selle peale mõtlema. Et selles mõttes ka, et on kõik nagu teretulnud, et mida rohkemad inimesed selle peale sellest räägivad, mida rohkem inimesed mõtlevad selle peale, et selle tõttu ma arvan ka, et ei ole ükski podcast täna nagu üleliia sellel teemal või üldse, et ükski postitus ei ole sellel teemal üleliia.
sest et see teema on nagu aktuaalne, et mida rohkem asju meil ümber on, see rohkem me peame hakkama tegelikult nagu mõtlema selle peale, et mida me siis tegelikult tarbime. Ja see, ma arvan, et käib minu kõikide nagu, ütleme, ongi, et mis ettevõttes ma töötan ja mis tooteid ma kasutan, milliseid teenuseid ma kasutan, eks ole, et see ei ole täna kindlasti 100% veel selline ideaalne, aga ma olen oma toitumises väga palju muudatusi teinud ja üleüldistes sellistes valikutest, et natukene rohkem uurima hakanud seda tausta enne, kui ma midagi kas ostan või enne, kui ma mingit teenust kasutan. Okei, see on väga hea ja kui neid jagada, neid mõtteid ka, et see ongi need pisikesed sammud, et alati saame paremini, aga see on hea suund. Okei, aga ma lõpetuseks küsiksin veel mõned küsimused, rohkem laiemalt sulle suunatult ja siis küsiks mõned soovitused, mõned sellised kiired, ütleme üks kiire küsimus ja siis mõned konkreetsed soovitused ma küsiksin. Aga ma sain sellise küsimuse, et mis on su esimene mõte hommikuti, kui sa silmad lahti teed? Nii palju, kui ma suudan, ma näen öösiti väga palju unenägusid, nii et väga tihti ma ärkan otse kuskilt mingist unenäost. Aga tavaliselt ütleme, et mida ma olen väga endale sisestanud hommikuti, on see, et ma ei tõuse kohe niimoodi hopsti voodis püsti, vaid kui ma seal voodis olen, siis ma lihtsalt kujutan ette, et ma panen silmad kinni, kujutan ette, et täna on nagu mega äge päev. Täna on nii hea, mul on nii hea meel, et ma ärkasin öösel. Et ma ärkasin unest, et ma sain teha oma silmad lahti, et ma ei ole öösel kogemata lahkunud siit ilmast, mida ka tihtipeale juhtub, eks ole. Aga lihtsalt ongi see, et ma olen nagu okei, et ma olen elus, ma hingan ja mul on võimalik nagu üks päev uuesti nagu teha, täiesti uus päev, täiesti nullist. Ja on üks raamat Time Here, kuidas saada iseendaks ja muuta maailma. Ja sealt on tulnud see idee, et ma igal hommikul hävitan ja teen olematuks kogu oma eelneva elu, kõik oma eelnevad hirmud, kõik oma eelnevad mõtted ja see siis võimaldab mul hommikut tõesti alustada niimoodi nagu täiesti puhtalt lehelt. Ja kuna ma olen seda juba päris mitu aastat teinud, et siis see on mul suhteliselt automaat, et ma hommikul nagu mõtlen selle peale ja teen kõik olematuks selle, mis on nagu varasemalt olnud ja püüan igat päeva alustada niimoodi, et on nagu värske päev. Alati see ei õnnestu, aga vähemalt see mõte käib mul korra peast läbi. Väga lahe. Ma olen kuulnud seda sama mõtet, kui sa rääkisid, et see, et sa oled hommikul tänulik selle eest, et sa elus oled, et väga vanad siis ütleme õpetlased või asjad on ka soovitanud seda, et selle eest on esimene asi, mille eest tänulik olla, et tänulikkusega alustada. Et ligi mingi 3000 aastat tagasi juba, et sa oled väga head tarkused võtnud. Okei, aga küsimus sulle, sa praegu juba ühe raamatu soovituse meile andsid, et mis on su lemmikraamat või mida sa soovitaksid, kui ongi täna meil ütleme, et seda kuulab nüüd 16-aastane või siis ütleme inimene, kes oma teekonna algul on, ükskõik, kas ta on siis see 16-aastane või on ta 30-50-aastane, aga mis on tema see esimene samm, mis sa soovitad tal teha ja mida sa soovitaksid tal lugeda? Ehk siis mis raamatu soovitust oskaksid anda? Ma peaks korra oma raamaturiiulit korra siin vaatama. Mis on sinu lemmikraamat näiteks? Mul on tegelikult päris mitmeid lemmikuid raamatuid. Mina lihtsalt isiklikult mulle meeldivad Osho raamatud väga, sest et need hästi palju räägivad sellest vabadusest ja sellisest nagu, et ilma piiranguteta mõtlemisest ja celebration ehk siis iga päeva ja elu tähistamisest, et elu peaks olema äge ja lahe ja fun. See ei olnud üldse mina mõned aastad tagasi, see ei olnud absoluutselt mina, see oli kaugel sellest, aga see nii mind köitis, et võiks ju tegelikult nagu niimoodi elada, et kõik asjad on ägedad, kõik asjad on lahedad, et su elu on kihvt ja sa tunned nagu rõõmu kõikidest asjadest, et isegi kui midagi halvasti läheb, et siis on nagu läks nii ja oli nii, eks ole, et pole midagi teha. Et selles mõttes ma võib-olla usaldaksin nagu seda, et see raamat, mis sind nagu köidab, et võta see raamat ükskõik, isegi kui see on mingisugune matemaatikaraamat või mingi füüsika, et võta see raamat, mis sind kõnetab, või keegi soovitab sulle, sul tekib tunne sees, et see on õige raamat. Et kuna ma olen ka väga palju raamatuid varasemalt ostnud ja ma olen alles 10 aasta pärast lugenud neid raamatuid, et üks nendest oli näiteks Eckhart Tolle raamat, mis mulle kingiti 2009. aastal, aga ma alles eelmisel aastal võtsin selle raamatu kätte, ehk siis sisuliselt 11 aastat hiljem. Ja see oli täpselt õige aeg, kui see tekkis see tunne, et nüüd on aeg seda raamatut lugeda.
et siin on selliseid klassikalisi raamatuid ikka, et kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi, et need kõik sellised klassikalised raamatud, millest ma alustasin, et need on kõige paremad, nii-öelda, et oma seda mindset'i muuta ja üldse vaadata, et mis üldse nagu võimalik on. Okay. Ja mida teha, ütleme, et kindlasti, kui sa oled noor, siis leia omale inimene, kas või mitu inimest, aga leia endale mentor. Et mina ka, ma ei oleks täna siin, kus ma olen, kui mul ei oleks olnud mentorit ja kui mul ei oleks olnud neid inimesi ümberringi, kes olid toeks ja aitasid ja kes ei kritiseerinud ja kelle ees ma julgesin ennast avada, jagada, õppida esinema, õppida rääkima, kellelt ma sain tagasisidet, ka ausat tagasisidet, kes lihtsalt ei olnud nagu sellised maskid. Oo, sa oled nii äge, sa oled nii lahe, kõik on nii super ja sa oled, et oleme lihtsalt toredad, vaid kes andsid päris ausat tagasisidet, et sa võiksid seda paremini teha või et see ei tulnud sul nii hästi välja, sa peaksid seda muutma. Sa peaksid seda hoiakut muutma, sa peaks oma välimust muutma. Nagu heas mõttes just, eks ole, kes panid nii-öelda nagu tähelepanu sellele, et ma arvan, et mentor ja tutvusringkond, need on nagu number 1. Enne seda ei muutu mitte midagi. Väga hea mõte. Ja ma tahtsin kokku võtta selle, et ütleme ühiskonna standardite järgi me võime öelda, et sa oled väga edukas inimene, et sul on oma ettevõte, sa oled väga ägedas nii-öelda ettevõttes tööl, aga siukse nagu küsimusega võib-olla, et ongi, et mis on edu sinu jaoks, kui me enne rääkisime sellest, et tegelikult väliselt sa võid olla, vaata kõik võib-olla ideaalne, aga sisemine tunne on, et võib-olla sa, kuna ongi, et tihtipeale me räägime kogu aeg sellest, et peab edukaks saama ja see on nagu eesmärk ja suund on, aga mis see edu on siis lõpuks, et kuidas see inimene võiks nagu endale selle edu ära eesmärgistada, et kas on nüüd see rahahunnik või kuidas sina edu sellele inimesele ütleksid, kes hakkab nüüd edu otsima? Ja tead, ma arvan, et see ongi minu jaoks, ma arvan, et ei ole nagu kunagi edu olnud see rahanumber ja autod ja asjad, et võib-olla lihtsalt kuna mu pere ja mu kasvatus on olnud alati nii kuidagi teiste väärtuste peale üles ehitatud, et ma ei ole iseenda jaoks seda nagu kunagi eduks pidanud, et minuga ei ole kunagi haakunud täna see mõte, et nüüd nagu tagurpidi, et raha ei tee sind õnnelikuks ja kõik sellised asjad, et ma olen endale nagu muid eesmärke seadnud ja ma ei ole nagu olnud õnnelik. Aga ma arvan, et ongi, et see tuleb kõige olulisem see, et see saab alguse sellest, et millisena sa tahad, et su päevad oleksid, et see on see, et ei tasu nagu oodata, et ma nagu täna olen õnnetu ja teen tööd ja raban ja see hustle, eks ole, et ma nüüd nagu rabelin ja teen ja siis on see, et mingi 3-4 aasta pärast siis on nagu kõik hästi, siis sul on ideaalne korter, elukaaslane, töökoht, kõik asjad on nagu hästi. Seda ei tule kunagi. Et pigem nagu ütleme, et see edu peaks olema selline nagu see protsess, nagu nad ikkagi ütlevad, eks ole, et ongi, et kui sa nagu sinnamaani jõuad, et su edu on, et ütleme, et ongi, et see ei ole seal 10-30 aasta tagune asi, vaid et mida lähemale sa saad seda edu tunnet endale tuua nagu igasse päeva, et seda nagu parem. Et ma võiks öelda, et see teine mõte hommikuti, mida ma tunnen või kasvõi õhtuti magama minnes täna, mis on väga-väga pikk tee, tegelikult ütleme ka, et ma olen 30 aastat teinud selle nimel tööd, et jõuda sinnamaani, kus ma tõesti mõtlen, täna on äge päev ja täna on lahe päev ja mulle meeldib see, mida ma teen. Mulle meeldib isegi nõusid pesta, mulle meeldib koristada, et kus ma olen nagu ilmselt saanud nagu sellise seisundi iseendas, et ma ei oota enam midagi. Aga see ei tähenda seda, et mul ei oleks eesmärke ja unistusi. Ma tahan kogu aeg nagu edasi teha asju ja nagu saada selles mõttes veel nagu edukamaks selles mõttes, eks ole. Aga see on pigem nagu just see, et see ei ole mitte, et iga päev on nagu, see on nagu trepiaste selles mõttes, et see tuleb nagu juurde, mitte see, et sul on see tee ja siis mingil hetkel on edu, vaid et ma täna olen selles asjas edukas, ma tunnen ennast selle tõttu edukana, et mul on näiteks need asjad olemas, siis järgmisel päeval, mis on veel nagu vaja, eks ole, või mis on see tunne, kuidas sa saad edukaks. Ja selle tõttu see platvorm nagu kogu aeg kasvab, et mingisugused väikesed asjad, mida sa kogu aeg iseenda jaoks defineerid, et mis teevad sind edukaks ja mis on nagu oluline. Ja kõige kriitilisem asi ilmselt ongi see, et sa ei vaataks seda väljapoolt, et mida teised inimesed arvavad või mida teised inimesed peavad eduks, vaid et isegi kui sa eladki ühetoalises korteris ja sul on keskpärane auto ja sul on keskpärane töökoht ja ütleme, et ongi selles mõttes nagu täiesti tavalised
võib-olla isegi alla keskmise, eks ole. Aga kui sa ise kasutad oma potentsiaali, sa ise oled õnnelik, sul endal on nagu inspiratsiooni, sul on energiat, sa annad inimestele välja, siis nagu ma arvan, et eks see ongi nagu tegelikult see edu, et ükskõik, mis need välimised tingimused on, sa ise tunned ennast hästi ja ise oled õnnelik ja sa ei oota mitte midagi. Okei, see on väga hea koht, millega siit lõpetada, et just selle suhtumisega iga päev võib-olla tegutseda ja elus edasi minna. Et rohkem küsimusi mul ei ole, aeg jookseb meil ka peale, aga võib-olla sa tahad lõpetuseks lihtsalt öelda meie kuulajale ühe mõtte, ühe lausega, midagi enda poolt, mis on niisugune asi, mis sa kindlasti tahad, et sa jätaksid meie kuulajatele siis, mis jääks meie kuulajatele sinust meelde? Ma arvan, et üks asi, mis mind ennast viimasel ajal kõige rohkem on ka mõjutanud, see on ühe teise inimese kaudu tulnud, on see, et igapäevast natukene tantsida. Et leia see mingid lood, mingid asjad, aga nagu niimoodi natukene, et sa leiad nagu ükskõik kui raske, kui ükskõik kui väsinud päev sul on, et siis mingi hetk võta see kasvõi see üks lugu 3-4 minutit hommikul, õhtul, ma ei tea, hambaid pestes, meiki tehes, koristades, nõusid pestes, riidesse pannes, milles iganes. Et kui ma olen hakanud seda nagu rakendama, et siis tantsi, leia igas päevas võimalus korraks tantsida ja tähistada midagi, et see tuleb ilmselt Ossolt. Et siis on juba see üks päev elamisväärt, et isegi kui sul on mega kehv ja mega halb päev, et siis, kui sa selle ühe hetke leiad, et natukene oma keha liigutada, et siis sa paned energia kohe tööle ja kohe on lõbusam. Väga hea mõte. Ma proovin hakata iga päev ka siis ise mõned tantsuliigutused kas või tegema. Aga aitäh sulle, Kai, selle huvitava 40 minuti eest. Järgmine selline üritus järgmise siis ettevõtjaga on meil täpselt nädala pärast ja neljapäeval me siis teeme ka online cashflow õhtu, kus me siis natukene vabamalt räägime ja saame üksteisega tuttavaks. Aga aitäh sulle, Kai. Aitäh selle 40 minuti eest ja aitäh sulle tulemast. Ja, hästi. Tšau. Ja, tšau.